tahan rääkida mõne sõna sellest mõistest, varjupaik, ja selle seosest Jumalaga. Mitte lihtsalt varjupaik, vaid Jumal on varjupaik. Ja võtame ühe salmi ka, mis meil piiblis on selle kohta kõigepealt alustuseks. Psalm 46, 2. Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie abimees kitsikuses ja kergesti leitav. Ja kui me mõtleme sellele teemale varjupaik, kas see on meie igapäevane teema, kas see tuleb meile tihti ette, kas see on levinud? Vaat nende teemade kohta, mis piiblis on, nende kohta on aeg-ajalt tehtud uurimusi, et mis siis inimestele korda läheb. Et mis teemad inimesed piiblist otsivad. Ja hiljuti oli Ameerikas üks veebiuuring selle kohta. Mis te arvate, millised olid need põhilised teemad, mida siis inimesed piiblist otsisid? Millest nad puudust tundsid? Ei, see ei olnud mitte see varjupaik, mida nad sealt otsisid. Vaid teemadeks olid ikkagi usk, palve, püha vaim, rahu, lootus. Need olid need esimesed 5. Varjupaik, see ei sattunudki uuringusse, kuna seda niivõrd vähe pakuti välja. Ja see on ka täiesti arusaadav. Varjupaik, see tähendab midagi erakorralist. See ei ole igapäevane elu, vaid see on just erandlik väljaspool seda tavaelu ja üldjuhul ajutine. Muidu, mida ütleb see sõna varjupaik meile eestlastele? Kui me paneme silmad kinni, kujutame ette nüüd varjupaika, et mis meil see varjupaik, kus see asub, mis see silmade ette toob. Jah, et kui inimesel on tarvis mõtteid koguda, saab tugeva ehk emotsionaalse hoobi. Inimene jookseb kuhugi, et olla eraldi, et natukenegi koguda ennast. Mõnikord jookseb ta kuhugi ruumi, kus ta saab ennast lukustada, et olgu selleks see WC või vannituba, ta tahab üksi olla, natukene nii-öelda saada tasakaalu tagasi. Ja et selline seestpoolt lukustatav ruum on väga tihti selline see varjupaik selliste hoopide puhul. Aga tegelikult eestlaste jaoks on ajaloos olnud selleks ju Soo ja Raba saared, kuhu vaenlane ei ulatunud või kust ei osanud otsida või kuhu lihtsalt ligi ei pääsenud. Et see oli just see varjupaik. Et sinna põgeneti ohu korral eest ära kõige ohu eest. Ja muidugi meil on ka varjupaik ja varjualune, et ka igasugused need looduslikud olud, et mis meile ehk rõõmu ei paku, olgu selles kas või tugev vihm, et me otsime ka vähemasti varjualust, kui me varjupaika ei otsi. Et seega selleks varjupaigaks võiks olla ka mõne tormihoo korral ka bussipeatus, millel on see katus peal. Ja need on siis need turvalised kohad, et meil on seal kindlam olla, kaitseks kindlate ohtude eest. Seega need ohud ise võivad olla füüsilised. Et need võivad olla mingisugused looduskatastroofid, et tõesti torm või midagi muud. Ja mujal võivad olla selleks ka kas või maavärinad, mida meil õnneks Eestis ei esine. Aga õnnetuseks on neid ohtusid rohkem
et näiteks kas või sõjaoht või füüsilise ründe oht. Et neid ohtusid, kus me võime ka füüsiliselt kannatada saada, neid ohtusid võib tulla ka teiste inimeste tegevuse, teiste inimeste käe läbi. Ja samal ajal on terve rida ohte, mis on niinimetatud sotsiaalsed ohud. Et see tähendab, et kannatada me ei pea mitte füüsiliselt saama, vaid võib kannatada meie reputatsioon, meie heaolu, meid võidakse lihtsalt solvata, võime sattuda lihtsalt pahandustesse või ka kiusatustesse. Ja ka seal on meil varjupaika tarvis. Ja me vajame varjupaika, olgu see kas või mingisugune alkohoolsete või anonüümsete alkohoolikute rühm, kus siis nii-öelda me suudame jälle üks päev edasi minna ilma kiusatusse sattumata või see võib olla uimastite võõrutusravi, kus me tõesti ka vajame just seda varju, et jälle üks päev edasi. Et neid olukordi tegelikult on päris palju, kus me vajame varjupaika. Ja see varjupaik, see on lohutus, see on tugi, see on hingerahu. Ja no tegelikult on veel üks tähendus sellel sõnal eesti keeles ja see on tulnud 19. sajandi Prantsusmaalt. Seal nimelt loodi siis need eraldi asutused, mis pakkusid abivajajatele kaitset ja abi, lihtsalt teatud rühmade kaupa, näiteks naised, vanad ja haiged inimesed ja seal oli veel päris mitu rühma, kellele siis pakuti abi. Tänapäeval see mõiste on laienenud inimestelt ka loomadele, nagu me teame, et on koerte varjupaigad ja kasside varjupaigad ja muide mujal maailmas on olemas ka elevantide varjupaigad. Et ka nemad vajavad seda ja Taimaal ja Indias on need muide küllaltki levinud. Nimelt see elevant, see ei ole mitte üks selline rõõmus lemmikloom, vaid temast on ikka mõnikord suurt vaeva. Et nimelt elevandid on nagu inimesed, et osad on hea iseloomuga, teised on halva iseloomuga. Ja kuidas selle halva iseloomuga elevandiga toime tulla, et see on üks selline suur probleem. Ja esiteks, kui ta on halva iseloomuga ja veel selline väike elevandike, et siis ehk tuleme toime, aga muide elevant kasvab kogu elu ja 70 aastat järjest kasvab. Iga päev sööb ära kuskil ligi 200 kilogrammit toitu, mida tulle tuleb anda ja seega läheb järjest suuremaks ja kui tema midagi otsustab, siis on väga raske talle vastu seista. Et kui elevant vihastab ja siis ta läheb nagu tank igalt poolt läbi aedadest ja kõigest, et seda ikka räägitakse, et kuidas ta hävitab ja nendega on muidki muresid, et on üks anekdoot selle kohta, et möödakäija läheb tsirkuse uksest mööda ja näeb, et seal istub 2 klouni, kes haledasti nutavad. Jah, et mis lahti, et meil suri elevant ära, et kas ta oli teile nii kallis? Vaat ei olnud, aga meil kästi ta maha matta. Vaat, et seega meil on ikka hea põli, et meil ei ole neid elevantide varjupaiku, aga varjupaika vajame me kõik. Ja jätame nüüd selle viimase moodsa tähenduse kõrvale, et seda piiblis ei ole, aga vaatame, mida piibel täpselt ütleb selle kohta. Ja neid sõnu, mida meil tõlgitakse varjupaigaks, neid on rohkem kui üks ja tegelikult. Ja kui me vaatame psalme, seal esineb seda sõna kõige rohkem, 10 korda, siis tegelikult on ka mujal neid sõnu, et meil piibliraamatus, et kuskil 20 korda on seda sõna kasutatud. Ja varjupaik piiblis, see on kaitseks.
see on see põhifunktsioon. Kaitseks see tagab turvalisuse, seega meid kimbutavad ohud. See on see varjupaiga mõte. Ja meil on nende vastu pagemiskoht, kus on turvaline. Seetõttu, et me usaldame Jumalat. Ja Piibel ütleb, me ei pea kartma ega muretsema, Jumal juhib, Jumal on meie varjupaik. Ja muide, see ei tähenda, et meie elus ei tuleks ette raskeid ja ohtlikke hetki. Ja muide, Piiblist me loeme, et mõnikord Jumal saadabki inimesi läbi ohtude, läbi katsumuste. Need on nagu mingisugused proovikivid või testid või eksamid, millest me peame läbi minema, et just saada tugevamaks oma vaimses elus. Et kui me loeme evangeeliumeid, siis me näeme, et Jeesus saatis jüngrid järvele enne tormi. Nad pidid tormist läbi minema, see on see Matteuse 8. peatükk. Ja Jumal saatis juudi rahva pärast Egiptusest väljatulekut Palestiina aladele, tänapäeva Iisraeli aladele. Ja muidugi saadeti luurajad ette, kes leidsid, et seal elavad hiiglased. Ja ei jõudnudki kohe juudid sinna tänapäeva Iisraeli aladele. Ja et sellised, mõnikord on see tee, mida Jumal juhatab, meile tundub, et see nüüd küll õige ei saa olla, et seal on ju suur oht ees. Ja kui me vaatame seda sõna varjupaik kasutamist Piiblis, siis see on antud mitme eri sõnaga. Kõige levinum on nendesse mahassee, ja mis tegelikult vastabki enam-vähem sellele varjupaigale, et seal on see vari ja koht. Ja põhiliselt psalmides kasutatakse seda, kus inimesed on emotsionaalselt ennast väljendanud, ja põhiline teema on ikka see julgeolek, see, et elu püsiks sees. Ja seda vaadatakse siis mitme eri nurga alt. See mahassee, varjupaik, see väljendab varju tormi eest, need on need füüsilised loodusnähtused, hädaohu eest, kus teised inimesed kimbutavad. Ja muide, üks spetsiifiline olukord on selle sõnaga seoses, mida meil Eestimaal ei esine. See on see, kui räägitakse mäelinnusest. Ja selle omaduseks on see, et sinna ei pääse teised ligi. See on ligipääsmatu. Meil Eestis polegi selliseid mägesid, kuhu ligi ei pääse. Aga Iisraelis on. Ja seal kui me loeme mäelinnus, see tähendabki seda. Ja et näiteks psalm 18:3 ütleb, issand on mu kalju, kõrgel seal mu mäelinnus, mu päästja, mu Jumal on mu kalju, kus ma pelgupaika otsin, mu kilp ja abisarv, mu kõrge varjupaik. Sellel varjupaigal on muide üks väga spetsiifiline omadus. See varjupaik polegi mõeldud igaühele, vaid see on mõeldud just vagadele, nendele, kes oskavad otsida Jumalat. Siis Jumal teadvustab nende jaoks ka selle oma funktsiooni olla varjupaigaks, pakkuda varjupaika. Ja siis muidugi räägitakse veel sellest, et ka viletsate jaoks, need, kellel polegi kellegi muu peale loota kui vaid Jumala peale, et Jumal on nendele on varjupaik. Et nagu ütleb psalm 14, et viletsa nõu te saadate häbisse, aga issand on ta varjupaik. Aga varjupaik, see on kristlastele. Ja mõnigi kord, kui me vaatame
neid psalme, siis me näeme, et enne seda on toimunud põgenemine, kus on midagi maha jäetud, eelnev olukord, eelnev elu on maha jäetud, on põgenetud. Ja siis seal on issand ja tema on varjupaik. Muidugi on veel üks teine mõiste, mida ka tõlgitakse varjupaigana, see on see asüül. Nii nagu meil räägitakse poliitilisest varjupaigast, et saab paluda teises riigis poliitilist varjupaika, et on varjupaiga taotleja, kellele antakse siis alguses see esmane kaitse ja pärast saab ta otseselt siis vastava pagulase staatuse. Vanas Iisraelis oli ka seda asüüli tarvis, aga see oli erijuhus, et see oli see juhtum, kus keegi oli mingi raske kuriteo toime pannud ja siis ta sai varjuda kättemaksu eest teatud linnadesse Iisraelis. Need olid need varjupaigalinnad. Et see oli eraldi mõiste ja just selle jaoks, et see esimene viha, see kättemaks, vaata, et see lahtuks ära, et inimesed saaksid ära, mis on toimunud. Et mõnigi kord võis see olla lihtsalt õnnetus, et millel olid traagilised tagajärjed. Ja et on ka selliseid juhtumeid. Aga mis on piibli puhul kõige huvitavam, et tegelikult ei ole mitte ainult paarkümmend kaasust seal piiblis, kus on meil varjupaik teemaks. Tegelikult on neid palju rohkem. Aga seal tekstis pole kordagi nimetatud seda sõna varjupaik. Vaat, kas kellelgi tekib assotsiatsioon mõne psalmiga, kus ei ole kordagi mainitud varjupaika, aga tegelikult räägitakse kogu aeg varjupaigast. Et ma ise tunnen, et selleks on minu jaoks kohe kindlasti on 23. Taaveti laul. Et kui me loeme seda salmi, et kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Seal räägitakse haljendavatest aasadest. Seal kaetakse laud vastaste silme all. Seal on hingamisveed. See kõik. Minu jaoks on see varjupaik ja ma usun meie paljude jaoks, aga seda sõna ei ole nimetatud. Veel on neid mõningaid psalme, kus on kõik need tunnused on olemas, selle varjupaiga tunnused, aga sõna ennast ei ole. Vanas testamendis on just see varjupaiga sõna hästi levinud. Uues testamendis me ei leia seda sõna. Aga tegelikult ikkagi sellest on juttu, kui me jälle tunnuste järgi määratleme, et millest on siis juttu. Kui me võtame Matteuse evangeeliumi 11. peatüki, seal 28 salmi ja edasi, tulge minu juurde, te vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Et just täpselt see sama situatsioon, varjupaik ja selle võimaldab meile Jumal. Nii et see varjupaik, see on ka tegelikult olemas meil Uues testamendis, aga lihtsalt seda sõna ei ole kasutatud. Muide ka Eefesuse 2. peatükk, kui me loeme, ka seal on midagi väga sarnast selle varjupaigaga. Ja et me usaldame Jumalat, me tunneme teda, teame, suhtleme, palvetame, ülistame, kiidame, loeme piiblit. Vaat kõik selline, mis sobib sinna varjupaika. Muide, mis pildi võiks selline varjupaiga tegevus meile silmad ette tuua? Kas keegi oskab
ehk nimetada mõnda maali, kus meil on varjupaiga situatsioon. Ma olen näinud ühte maali, kus on kujutatud niisugust suurt tormi nagu veeuputus ja üks naine siis on ristist kinni haaranud ja Just, jah. on leidnud seal nagu sellise varjupaiga. Minu enda jaoks on muidugi see kõige tüüpilisem varjupaiga pilt on see, kus on hea karjane. Et ta tuleb ja on lamba päästnud, selle talle on päästnud. Või siis need keldipalved, kus räägitakse, et me oleme seal Jumala peopesa õnaruses. Et selle kohta on ka pilte joonistatud. Et seal, kus on inimene ja Jumala käsi. Jah, et see varjupaik on... Ja kuidas? Jah, just. Et see on ka üks koht, et kus Jeesus kutsub meid kõiki enda juurde. Et tulge minu juurde, jah. See, kus on 2 last ja hinge nende selja taga, mis on ju ka väga levinud. Jah, just. Et jah, kui me mõtleme siis neid pilte, kus seda varjupaika on kujutatud, neid ikka on. Jah. Aga katsume seda mõistet kuidagi raamidesse panna. Ühelt poolt on see nagu turvatsoon, selline asüül, et midagi on juhtunud, me peame nendest ohtudest välja pääsema kuhugi, kus on meil turvaline. Et selleks võivad olla need mingid asüülilinnad, mäelinnused, midagi muud. Aga teisalt võib see olla täiesti selline sotsiaalne varjupaik, et seal, kus me saame suhelda Jumalaga, miski meid ei sega ja Jumal pakub just seda kaitset ja lisaks sellele ka palju muud. Et just see, nagu me ütlesime, meie abimees kitsikuses. Ta on kergesti leitav. Et sest Jumal on meile kindlaks varjupaigaks seela. Ja nagu me ka praeguses just tsiteeritud kirjakohas näeme, et see ei ole ainult füüsiline kaitse ja barjäär. Et mitte, et Jumal nüüd viis meid ühest kohast teise ja kõik. Ei, selles uues kohas pakub ta meile kõike vajalikku, me saame seal edasi elada. Ta on meie jõud. Ka seda ütlevad mitmedki psalmid seoses varjupaigaga. Ja seega minnes läbi katsumustest, pidades keerulisi ehk vaimseid võitlusi, pannes vastu kiusatustele, kannatades ka tagakiusamise all. Need on need rasked hetked, kus me vajame seda varjupaika väga. Ja seal ütleb siis laulik, et Jumal on ustav. Jumal on varjupaik. Ja seal on siis see koht, kuhu me pääseme. Ja mõnikord on siin ka selline sõjaline vastupanu. Seal taga on jõud. Ja et kas või 5. Moosese 33:27 ütleb, varjupaigaks on iidne Jumal, kes sirutab välja igavesed käsivarred, tema ajas vaenlase su eest ja ütles, hävita. Ja et Jumal hoolitseb, et see on see põhiline mõte varjupaigaga seoses. Ja mis siis on meiepoolne reageering? See ongi see, et me oskame seda mõista. Meil on see side Jumalaga, kommunikatsioon, suhtlus.
ja koos sellega meil on lootus, sest Jumal on ustav. Ja seetõttu siin käib ka juures see ülistamise moment. Et kiitus ja ülistused. Ja et ühed ülistavad vankraid ja teised hobuseid. Meie aga issanda oma Jumala nime, nagu ütleb psalm 20. Et sealt tuleb see jõud, mis tagab meile selle oleku ka raske sõjalise olukorra puhul või sõjale eelnev olukorra puhul, kus maailm on pingestunud, siis me saame kindlad olla. Et meie saame ülistada issanda nime, et küll need kaarikud ja hobused siis ka jaksavad. Ja muide, see psalm on ka omistatud ja Taavetile ja kas me teame, kui palju Taavetil neid kaarikuid ja hobuseid oli, et tegelikult andmed on antud Saalomoni kohta, et kuskil 1400 kaarikut ja 12 000 hobust, et mõtleksime, et kui siin ka 12 000 hobust peaks kuskil sööma, et neid oleks ikka palju küll. Aga piiblis on neid varjupaiga näiteid küllaltki palju, et vaevalt, et me täna jõuame neid kõiki läbi võtta, aga tuletame meelde, et tõesti just juba mainitud veeuputusel lugu, seal oli Noa laev oli see varjupaik. Ja kujutage ette, et ju Noa läks laeva tükk maad enne, kui algas veeuputus. Ja seal me loeme seda, et inimesed naersid ta üle ja et seal oli tal see sotsiaalne surve, sotsiaalne põlastus, nii-öelda tagakiusamine oli tal päris suur ja ta läks sinna varjupaika. Ja see laev osutus tõeliseks varjupaigaks, nagu me seda loeme. Või võtame selle sama Taaveti, kes on nii mitu laulu kirjutanud meile psalmidesse, et tema ju mitmel korral põgenes elu eest, et just see ka, ta on kirjutanud ühe laulu, kui ta põgenes Adullami koopasse, et kus oli ka tal elu ohus. Ja et seal me teame, et kuningas Saul ajas teda taga, sellepärast kartis, et Taavet tuleb troonile ja siis 1. Saamueli 22. peatükis räägitakse sellest juhtumit. Ja psalm 142 muide räägibki sellest, et kui Taavet oli Adullami koopas, et mis mõtted tema peas olidki. Ja seal on just see sama varjupaiga teema üleval. Või võtame kas või Joosepi ja tema varjupaiga. Täiesti ebatõenäoline juhtum on ju meil see Joosep. Et algas see sellest, et vanemad hellitasid teda ja siis tegid temale selle kirju kuue ja temal oli üks selline unenägu, mida ta vist ikka ilma asjata rääkis oma vendadele. Ja siis me teame sellest konfliktist tema vendadega, kus ta lihtsalt siis õnneks müüdi Egiptusse. Ja see oli hiljem osutus suureks varjupaigaks mitte ainult Joosepile, vaid ka tema vendadele, kes olid nii karmilt temaga käitunud. Et tegelikult ta päästis oma pere. Ja selle Egiptusega seoses ja varjupaigaga seal on ehk õige aeg meelde tuletada ka kõiki neid tuhandeid varjupaiku seal samas Egiptuses. Nimelt, meil on ajaloos selline kõrbeisade periood. Selline huvitav nimetus on see, kus inimesed läksid kõrbesse otsima just seda varjupaika, seda retriiti.
et nii-öelda need mungad, kes läksid kõrbesse, alustades Antonius Suurest, see oli umbes 270 see aasta, kus tema läks siis Ida-Niiluse kõrbe, et mõlemal pool Niilust on kõrbealad, lääne ja ida kõrb, tema läks sinna ida kõrbe ja seal on keset kõrbe on üks selline mäestik ja tema seal ei olnud mitte seal mäe tipus, vaid kuskil seal vahepeal, kus tema lähedal voolas välja üks allikas. Et tänapäeval seal mäestiku jalamil on see kopti klooster ja siis on see tee, mis viib üles, et seal annab ikka kõvasti ronida, et 3/4 tundi ronimist enne, kui me jõuame nii-öelda tema koopani, mis muide on siiani säilinud. Jah, aga inimesed vajasid midagi nii-öelda väljapääsu, seda varjupaika kõigest sellest, mis seal Rooma keisririigis sündis ja tõesti kroonikakirjutajad räägivad, et 1000 inimesed läksid kõrbesse seda varjupaika otsima. Nad otsisid siis mida? Puhtust, valgustust, eraklust, täiuslikkust. Mitte, et nad oleksid selle saavutanud, aga nad pürgisid selle poole. Vaat see täiuse sõna ka meil Uues Testamendis, see on see seotud selle teleoloogiaga, et see on see sihiga täiusele. Ja muide, osa nendest kogemustest on siis kasutusel ka tänapäeva retriitides, et tänapäeval on ka sellised meditatsiooniharjutused, mida saab koos teha ja muide on ka neid ilmalikke retriite, et mõningaid nimetatakse paastulaagriteks ja muudeks, aga ega need pahad ei, aga kindlasti on need vaimsed jumalaotsingud olulisemad. Muide, kui rääkida kloostritest ja munkadest, vaat selle piirkonna nii-öelda keskuseks oli 500 aastat tagasi oli see Padise klooster, mis on siit 10 kilomeetrit. Et seal olid sistertslaste klooster, meie teame ainult, no mitte ainult, aga põhiliselt ikka, kui öeldakse Padise klooster, siis ikka on meil arusaam, et see oli see klooster, mille eestlased maatasa tegid seal Jüriöö ülestõusu ajal. Et see on see põhifakt, mida me teame. Muide, see fakt ei pruugi üldse tõele vastata. Et selle on kirjutanud ju Ordu üks kroonik on kirjutanud ja seda loeti pidulikel õhtusöökidel ette, et kui vaprad me olime ja päästsime ja mitte ühtegi teist dokumenti selle kohta ei olnud. Ei ole olemas. Küll on aga mitmeid kirju, et Ordul oli et Padise kloostril oli küll konflikte Tallinna raega seal arvete üle ja siis nende maavalduste üle. Padise klooster oli institutsiooniliselt väga rikas, et tänapäeva Helsingi maad enamikus kuulusid vanasti Padise kloostri alla. Et selline suur ja võimas klooster, aga need mungad seal, nemad ei olnud rikkad. Nemad elasid väga tagasihoidlikku elu. Et see institutsioon, et see oli ehk see võimas. Ja muide, see mõjutas. Seal muide need mungad töötasid koos ilmikutega, teiste sõnadega koos eestlastega töötati ja seal selles koostöös saigi see klooster selliseks nii-öelda võimsaks ja ma usun, et sealne palvelu mõjutas ka eestlasi tugevalt ja ka siinset rahvast, kuna see ulatus küllaltki kaugele nendes piirides. Ja muidugi rääkida tsistertslastest, kas me teame, kes oli kõige kuulsam tsistertslane, keda me kõik teame? Oleme kindlasti temast kuulnud. See oli see... Jah, tema küll, jah, aga kui palju me teame Pühast Bernhardist? Ma kardan ühest teisest mehest me teame rohkem. Selleks on kardinal Richelieu.
Vaat, et tema oli see suur 3 musketäri vaenlane ja D'Artagnani vaenlane, et temast oleme küll lugenud. Vaat, Pühast Bernhardist ma ei tea, kui paljud meist on lugenud, ja et selline mees siis, ja just see, et see varjupaik, see annab lootuse edasi minna. Ja evangelist Billy Graham on kunagi öelnud, et ilma Jumalata inimese jaoks on elu lõpp, lootuste lõpp, kõik. Ja kristlase jaoks on elu üks lõputu lootus, samm edasi koos Jumalaga ja lootus jätkub. Jah, see tähendab, et iga päev läheme Jumala ette, oma südame, oma mured ja valud toome Jumala ette, kutsume Jumalat appi ja sealt tuleb turvalisus ja tuleb kõik muu. Ja ongi niimoodi, et see varjupaik, väga tihti me saame selle sõna asendada sõnaga usaldus. Et Jumal ongi see meie usaldusobjekt, et tema poole me pöördume, tema pakub just selle juurde. Et usk Jumalasse on samas ka usaldus Jumala vastu ja me ei saa neid kahte lahutada. Ning varjupaik tähendab seda, et selle juures on ka turvalisus. Et see annab hingerahu, võtab ära ärevuse, mure, hirmu ja kõige muu negatiivse. Muide, varjupaik, see on küllaltki täpselt määratletud iga inimese olukorra jaoks. Just Jumal on see, kes määratleb. Ja sellel varjupaigal on piirid. Et sellest väljudes oleme jälle ohutsoonis, kus on just see sama, milles me ehk põgenemegi. Ja väga tihti üritatakse nii-öelda siis asendada seda Jumala pakutud varjupaika millegi muuga, ebajumalatega ja inimeste toetusega. Et seal Jeremia just räägib sellest, kus ta ütleb, et parem on pelgupaika otsida Issanda juures, kui loota inimeste peale. Et parem on pelgupaika otsida Issanda juures, kui loota õilsate peale. Vaat see õilsad, see tähendab tegelikult ülikute peale, auväärsete inimeste peale. Et olgu inimesed küll nii head kui tahes, aga Jumal, see on see kõige parem lahendus, et ikka otsime kõigepealt Jumala juurest seda varjupaika. Ja veel üks aspekt selle varjupaiga juures. Varjupaika otsime siis, kui me oleme nõrgad, kui enam ei jaksa, kui hoobid sajavad kaela. Need võivad olla ka lihtsalt mingisugused sotsiaalsed tagakiusamised või lihtsalt ka kiusatused. Lihtsalt ei jaksa elada õigesti. Vaat siis on Jumalat vaja, siis on varjupaika vaja. Aga meie nõrkus on Issanda tugevus. Seda varjupaika vajame me oma nõrkushetkedel, mitte siis, kui me tunneme end tugevana. Siis me seda ei vaja ja tihtipeale jääb ka Jumal tagaplaanile, kui me tunneme end tugevana. Ja see ongi selline intrigeeriv paradoks Jumala riigi seadustes, et meie nõrkustes avaldub Jumala tugevus. Jumal saab nähtavaks, tema teod saavad nähtavaks, tema imeteod saavad nähtamaks. See, kuidas Jumal imeliselt meie elus toimub. Ja nii nagu Paulus ütles, et sulle piisab minu armust, sest nõtrusest saab vägi täielikuks. Nii ma siis kiitlen meelsamini oma nõtrusest, et Kristuse vägi laskuks elama minu peale. Ja
sest kui ma olen nõder, siis ma olen vägev. See on see 2. Korintuse kirja lõpp. Jah, enne seda Paulus räägib sellest, et tal on vai lihas. Mis see täpselt olla võis, me täpselt ei tea, neid teooriaid on päris palju, et mis seal võis, piibel ise ei seleta seda. Aga just see, et on mingisugune puudus, ega Jumal ei pea seda puudust ära võtma. See varjupaik ei tähenda seda, et satume kohe sellise mõnusa vati sisse elama, ei ole mingeid probleeme. Ei, varjupaik on hoopiski midagi muud. Ja varjupaigas meil need vägagi valusad puudused, vägagi valusad asjad võivad säilida, aga me saame edasi minna, me saame kontsentreeruda Jumalale, fokusseerida end Jumalale, et nii-öelda vaimselt rikastuda. Aga jah, mõni vaev jääb järele ja me võime hiljem elus vaadata, et see on muutunud hoopiski tugevuseks. Lugesin ühte lugu ühest Ameerika lehest, ühest poisist, et kes oli nooruses või oli kaotanud käe, vasaku käe autoõnnetuses. Ja tema klassi poisid läksid kõik judo trenni, tema tahtis ka minna ühe käega. Ja ta oli siis 10-aastane ja võeti ta vastu sinna judo trenni ühe käega. Ja kõik õppisid seal neid judo heiteid, võtteid, aga tema oli eraldi. Judo treener õpetas talle ainult ühte võtet, ühte ainust võtet. Et mitu kuud on läinud, tema ikka õpib seda ühte ainust võtet. Ja ta siis küsib oma treeneri käest, et aga ma tahan ka teisi võtteid õppida. Ja judo treener ütleb talle, ei ole tarvis. Sa tead ainult ühte võtet ja sul pole elus mitte ühtegi muud võtet tarvis. Ja mõne kuu pärast korraldati võistlused ja tema ühe käega läheb võistlusele. Ja seal läheb võistlema ja võidab kohe. Ja võidab kõik selle sama ühe võttega. Ja siis ta küsib oma treeneri käest, kuidas on see võimalik, et mina, kes ma tean ühte võtet, võitsin neid, kes teavad kõiki võtteid. Ja see treener ütleb, sa võitsid 2 põhjusel. Esiteks, sa olid hoolas, sa olid järeleandmatu, sa õppisid selle võtte enam-vähem ära. Ei ole sa veel täiuslik, aga enam-vähem tuleb välja. Ja see on üks kõige raskemaid võtteid judos. Ja teine, mis on selle puhul tähtis, et selle võtte pareerimiseks, nii-öelda vastukaaluks sellele võttele, et seda ei saaks teha, vastane peab haarama sinu vasakust käest. Et seega see poisi õnnetus oli just temale õnneks. Aga jah, varjupaigas see on üks koht, kus Jumal saab meid õnnistada. Ja me tuleme sinna, sest me oleme juba midagi kaotanud. Aga Jumal katab kinni, õnnistab, puhastab. Jumal võib varjupaigas teha meie nõrkusest, puudusest, meie tugevuse. Ja ise me tihti ei suuda neid asju niimoodi näha. Aga ei maksa kurvastada, ka Paulus ei suutnud. Apostel Paulus ei suutnud.
ei ole ka suured issanda töötegijad olnud sellised, kes oleksid kõikidest nendest õnnistustest kohe aru saanud. Aga aeg on meil küll Jumalat märkama hakata, et kui Jumal õnnistab, kui Jumal pakub meile varjupaika seda hingamisaega, kus me saame olla Jumalaga kahekesi ja saada Jumalalt sõnumit või õnnistust või juhtimist, et see on see varjupaik. Aga üks viimane punkt, mida ma tahan rõhutada. Mõnikord me ei mahu varjupaika ära. Vaat sellel põhjusel, et meie ise oleme nii tähtsad. Meie ego on nii suur, et sealt varjupaik ei ole see, kus oleksime suur ja tähtis. Seal varjupaigas peamegi olema nõrgad, et Jumal saaks suureks. Ja eks see mõnikordki see uhkus ja tähtsus, see teeb palju kurja, ja muidugi me kipume ennast ikka paremaks pidama, kui me oleme, ja et mõnikord lausa nagu ei oleks ühtegi patuplekki, oleme siira ja puhtas südamega, ei lähe kunagi valest kohast üle tee ega ei ületa kiirust sõites, ja et igapidi oleme tublid inimesed, aga Jumala ees me seda ei ole. Et üks preester on öelnud, et enda puhta südame tunnetamine, et kui me leiame, et meie oleme puhta südamega, meil pole midagi kahetseda, et see ilmselt on seotud kas kehva mälu või lausa algava dementsusega. Et nagu usuisa Martin Luther ütles, simul justus et peccator, et õige ja samaaegselt ka patune. Et me eksime elus, aga Jumal on armuline. Ja just need varjupaiga hetked on need hetked, kus Jumal tuleb appi, kus teeb meie nõrkusest tugevuse ja tema juhatab. Ja viimane mõte siia juurde on see, et tegelikult meie elu on mitmekihiline ja varjupaik moodustab sellest ainult ühe. Ja et tegelikult meie oleme Jumala kaitse all, aga see kaitse ongi selline, et see on niinimetatud perimeeterkaitse. See algab sellest, et eks te tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab Jumala vaim, see on see individuaalne kaitse. Ja sellest räägitakse Efesose 6. peatükis, et kus on see raske jalaväe hopliitide sõjavarustus antud vaimsete terminitega, et suudaksime seista kuradi salanõude vastu ja vastu panna kurjal päeval, jääda püsima kõik need erinevad relvad, mis on antud meile selleks Efesose 6. peatükis. See teine kiht, see on see kollektiivne Jumala kaitse, kus me kaitseme üksteist. Et me oleme Jumala kogudus. Ja seda me saame oma maapealsetes kogudustes teha, saame ka väikerühmades seda teha, ka eraldi oma laulukoorides üksteist toetada kristlastena, märgata, abistada. See on see teine kiht, see kollektiivne kaitse. Ja siis on see veel, et see erakorraline juhtum ongi see varjupaik, et kus eriline kaitse tuleb Jumalalt, eriline juhtimine tuleb Jumalalt ja siis me näeme, kuidas Jumal hoiab. Ja see varjupaik ei tähenda kõikide hädade lõppu, see ei ole ei spa ega lõbustuspark ega mitte midagi see, vaid see on see, kus Jumal on kõige tähtsam. Tema annab kaitse ja me tunnetame, et tema on seda teinud. Jumal on varjupaik
Ja selles me võime olla kindlad, et kui me palvetame Jumala poole, siis Jumal ei jäta meid hätta. Tema on me kalju ja me pääste ja meie pelgupaik, varjupaik on Jumalas. Aamen.